no niimoodi. Kõike kohe tänama, kõik on tublid vaatajad, hästi on pöidlaid pannud ja hästi on haipinud ja jumalast vägev, nii et tulevikus pange ka edasi. Et nüüd sel nädalal mõtlesin video niimoodi teha, et vaat kõik päevad on erinevad. Et siis teengi niimoodi lühematest klippidest kokku, katsun iga päeva kohta eraldi teha. Nii et täna on siis esmaspäev, okei, pühapäeval sõitsin, pühapäeval ei teinud, aga võtame ikka nädala sees ilusti algusest peale, esmaspäev. Et täna esmaspäev ja nüüd ma sain õhtul seisma, väljas vihma sajab päev, läbi on sadanud, jumal nõme on. Ja siis nüüd on siis siuke tavaline, kõige tüüpilisem talvine, juba oleme talveajas, siis on siuke talvine autojuhi õhtu, et saad õhtul hilja seisma ja väljas pime ja vihma sajab ja rõve ilm ja igatepidi ja siis et asjakohane, mis on veoautojuhtidega on. Täna hommikul päeval ka sirvisin ja siis ma muidu Delfit ei loe niimoodi, et ainult sirvin, siis ma pole tellinud, ma neid artikleid lugeda ei saa. Aga siis oli, et hommikul ka vaatasin, praegu otsisingi, pani arvutist, et siis on suuremini, paremini näha. Oot, mul tuli veel üks mõte praegu, igaks juhuks. Et mõtlesin, et tegeleks kommentaaride lugemisega, siis kui ma päeval seal korra lahti võtsin, siis seal olid nagu ikka vahvad kommentaarid. Ja siis ma kommenteeriksin kommentaare. Võtlen oma arvamuse ka, aga oodake. Noh, tule lahti nüüd. Et muidu on nagu elu igav, eks ju. Et on veel see asja, jah, okei. Et muidu nagu öeldakse, elu on igav. Ja siis hommikul vaatasin, lugesin, et näed, et Raplamaal põrkasid kokku 2 veoautot, keegi viga ei saanud. Ja no, mis ma öelda oskan? Ma oskan ikka öelda seda, et ikka juhtub ja midagi ei ole ja kuskil, kus see originaalpostitus nagu oli, seal ma Facebookis, seal ma viskasin kommentaari alla, ütlesin ausalt ära ka kohe, et kuidas on, no minu seisukoht on siuke, et ütleme siuksed asjad juhtuvad ikka liikluses, et midagi teha ei ole. Ja kui just terviserike ei olnud, siis ütleme enamalt jaolt meil Eestis, kas seda tuvastatakse või mitte või tahetakse tuvastada või mitte, siis ma pakun, et mingi 95% õnnetustest on loomulikult sõber nutitelefon. Ja ma siin midagi ei ütle sellepärast, et kõik on isegi aru saanud, eks ma ka patustan vahet pidamata niimoodi, et ei ole selles mõttes mitte midagi head selles ja ma ei kiida seda heaks, ometi teen ja juhul te kõik seda teete. Ja siis muidugi kõik, eriti nagu Delfis mulle meeldib lugeda neid kommentaare, kõik on anonüümsed, kõik on nii kõvad, et annab püha püss minna. Ma ei tea, ma nüüd järjest hakkan, võtame siit. Keegi härrasmees, anonüümne. No vot, siukesed teeblokki juba annab korraldada. Väga õige. Siukest teeblokki annab juba korraldada. Vaat see on veel vastuseid, vaatame. Siis huvitav, kas üks sama inimene kirjutab kogu aeg, nagu nimi on anonüümne. Juhid tegid natikene A-rühma trassil. Ka vägev tead. Siis on muidugi äge vaadata, kui palju, kas on pöidlad pandud, mida pandud, mõned viskavadki vigurit natukene ja siis ongi pandud, näed A-rühma pandud, seal on kohe niimoodi pöidlad alla pandud 2 korda.
kes kihutab kinni silmi, küsimus. Muidugi metsaveokad. Nii, ja võt, nüüd läheb lahti. Nüüd on metsaveokad süüdi, mida pekki. Ma ütlen, see on endal nimevand, juba nimi ise ütleb ära, see on partorg. No mida pekki juttu on? Meil on lubatud 50 ja see on täiesti normaalne. Ja kui metsaveokad sõidavad 90, see õiged mehed tulebki sõita 90-ga, sest terve joru sõidab 90-ga ja siis tulebki sõita, et ei tekiks seda, et hakatakse üksteist mööda ajama. Nii et see on tõenäoliselt see partorg on siuke, kes sõidab oma sõiduautoga ja siis kardab kiirust üles ja siis soeb spidoka peal veel 85, see tähendab seda, et ta sõidab 80-ga ise. Ja siis, kui tast metsaveokast paneb 90-ga mööda, siis ta vaatab, mille pekki, kus kihutab, siis vajutab pedaaliga, tahab järgi olla, vaatab tal pedaal, vajutab, siis tal on 100 peal, siis tal jalg väliseb, et kurat äkki võõdetakse kiirust on ju. Ma võin ise öelda, mul endal ühel autol on niimoodi, et kui ma sõidan 90 või sõidan 100-ga, siis on 97 Saaremaal sai nagu ära proovitud niimoodi, et ma mõtlesin, ammustan natuke ja lasen nii ja aga kuri vaim küll, siis oli ka see võssa pistetud kaamera, võttis maha, tuli 97 välja. Teine auto, millega ma sõidan Korsaga, sellel on niimoodi, et kui sotaga lasen, siis reaalne kiirus GPS-i järgi on 90. Ja enamalt jaolt sõiduautodel ongi nii. Ma olen seda varem ka rääkinud, aga lähme loeme neid edasi, neid on nii tore lugeda. Anonüümne jälle, härra anonüümne. Eurovasika tüüpi hakkuriga tõstabki tühjale autole. Eurovasika tüüpi hakkuriga tõstabki tühjal autol esirattad sisuliselt maast lahti ja vesiliug on kergelt tekkima. Vot see oli nüüd professionaal. No mina ei tea, mis puutub siia nüüd see haagise teema, et see haagis seal taga ja värki, ma ei tea, noh pildi peal seal oli küll näha jah, ainult üks auto, aga kirjutatud, et on 2 autot, kus teine on, ei tea, noh mis täpselt oli, aga noh kirjutatud on need 2 autot, no ma ei tea, sisuliselt tegelikult ei tohiks olla väga hull probleem, sellepärast, et isegi kui seal taga oli, siis on küsimus see, kui ta pidi see akkuriga teema seal on, ma ei usu, et ta nii on, sellepärast, ega seda ainult metsaveoauto ei pea vedama, seda peab teine ka vedama ja alati täiskoormaga ei veeta, ma arvan, siin on keegi härra anonüümne valesti asjast aru saanud. Teoorias on tal õigus, aga noh, ma arvan, seal asi niimoodi on. Nii, anonüümne spetsialist keegi jälle, ninad samas suunas, ilmselgelt oli ühel piiraja ebaprofessionaalset 89,72 kilomeetrit tunnis peale keeratud ja teine oleks alla 89,99 kilomeetrit tunnis. Venitades objektile hilinenud. Möödasõit osutus vältimatuks sundkäiguks. Nii, ma suutsin selle kokku veerida kuidagi. Aga no jah, no okei, kulla kommentaator. Ilmselt sa viskad ka viguri vänta, ma arvan. Ninad samas suunas. Seal on üks auto, jällegi üks tähtis vend, kes nägi pildi peal ühte autot. Juba pealkirjas räägitakse 2, väga äge, näed. Prillipood on juba avatud. Üks on hakkur, teine on palgiveok. Mis ühest autost sa jahud? No nägid, järgmine. Pimedale lollile hakkur on isegi peale laksu haakes. Vot saite nüüd, vot näed, mõned näevad ka. Postimees kirjutab ühest autost. Vot näed, nüüd tekib siin see erinevate meediakajastuste vahel tekibki nüüd konflikt, keegi edastab valeinfot. Aga ma mõtlen see, mis mina, ma ei mäleta, kus ma lugesin, siis ma lugesin, et 2 auto kokkupõrge ja kiirabi kontrollis mõlemad juhid üle, et juhid viga ei saanud ja
ja mõlemad juhid olid kained. Igal 10 juhul üks valetab sellepärast, et ühel oli 2 autot, 2 juhti, ühel oli 1 auto siis järelikult. Nii et see on ikka päris siuke väga põnev. See on, kui Haagis 2 korda raskem kui auto hakkas pendeldama. No. Huvitav kodanik anonüümne, kas ise ka sõitnud oled mõne meetri või? Ma ütleks selle kohta niimoodi. Üks anonüümne kirjutanud vedas. Siis üks anonüümne ongi kirjutanud sellest, mis juhtidel vedas tõsiselt. Kiirabi vaatas juhid üle ning keegi viga ei saanud. Hea, et vaatas. Kui oleks alla ajanud, oleks natuke kehvem olukord. Oi naljad. Keegi veel kirjutab, tee oli hooldamata, lumi lükkamata, jää sulamata. No see on ka naljamees keegi. Siis on Paks Rainer sõitis Akkuri Kaskaaniast mööda. 2 egot ei mahtunud teele ära. Teehooldaja süü, mis muud. Metsaveoautod kipuvad sel teel kõvasti rallitama. Teevad hoolimatuid ja ohtlikke möödasõite. Kui aeglaselt sõidad, siis kaotad ju raha. No, Karuotike kirjutab niimoodi. No vaat Karuotike tahab vist kurat juba tudule minema hakata metsa all, tead, et talv tuleb ja siis teda tõesti häirib, et kõik müristavad seal kõvasti. Aga siis on vist Karuotike selle vastatud ka. Teedel ei magata ega tolgendata. Väga õige. Sina oled ilmselt rekkamees, kodanik anonüümne, kes nii arvab. Kuidas saab sirgel teel gramm alla 90 kilomeetrit tunnis rallitada? Jälle väga õige küsimus, aga näed, keegi on juba vald jälle pöidla allapoole. Kurat küll on ikka tohvalid. Et see vend on ka õige, see on seal ilmselt ka rekkamees ise. Anonüümne vastab anonüümsele, see näitab selgelt, et asjad on täiesti paigast ära veonduses. Palka tuleb maksta tunnitasu järgi, mitte tonni või tihumeetri järgi. Siis jääb seda pöörast rallist maanteedel vähemaks. Täis lastis üle 40 tonni mõtte kohta. Kulla anonüümne. Milline üle 40 tonni? Meil ju politsei kepib läbi. Minu teada üle 40 tonni, siis saad juba kütle. Ma ei tea, võib-olla natuke muudetud, vist on tõstetud ka ja okei. Üle 40 tonni, so what, milles probleem. Ja veel, ma ei tea, kuidas need metsaveoautodel ja nendel on, mina ei tea, mina saan päevapalka ja minul on selles mõttes jumala pohhu, palju ma sõidan. Ma ei tule siit tee peale magama, aga ma uimasin ka mingi 80-ga. Nii et tuleb sõita nii, nagu liikluseeskad ette näevad. Sa kujuta ette, kui rekkad hakkavad sõitma, nii kui siin mõned tahavad, et tõmmatakse kiirust maha, kui rekkad hakkavad ees 80-ga sõitma, siis kukuvad kõik sõidukad niimoodi nõeluma, mõlemalt poolt tulevad veokate kolonnid, sõidukad hakkavad nõeluma ja mis siis on, samal ajal näpib oma nutitelefoni ja siis on bam, 10-sse, ma võin öelda, ma mäletan jumala täpselt seda aega. Ma ise olen autoid sõitsin juba Kamsaga, kui veokatel oli 70, sõidukatel 90. Ja siis pandigi veokatel ka 90 peale just nimelt selle pärast, et liiklus oleks ühtlasem. Ja praegu minul auto jookseb 90 välja, mina sõidan 90-ga. Lugupeetud sõiduautojuhid, minul on teile küsimus. Nahu ja te peate must mööda sõitma. Ma sõidan 90-ga. Sõida taga mul, siis lase vahe pikemaks, hoia piki vahet, hoia ühtest kiirust, sõida 90-ga. Sa ei pea must mööda sõitma. Nagu tihtilugu on, kes rekkamehed on nüüd tähele pannud. Tagava sõiduga tõmbleb, paneb nõelab sust mööda on ja siis korraks läks nagu eest ära, siis unustab selle sõitmise ära. Mingi hetke pärast sa oled rekkaga tal sabas on, siis pead tuled ega vilguta midagi, siis ta huiab seal 80-ga vaibama telefoni. Ja vaata siin ma ütlen nüüd, mõttekoht, nahu ja sul oli mul taga vaja tõmmelda siin, on ju niimoodi. Oi jumal, ma ei saa, pidin lühidalt rääkima ja nüüd ma lähen järjest niimoodi käima, et kuidas saab sirgel teel grammal 90, seal pole pikk sirge, vaid pikk laugjas kurv, lelle poolt tulles negatiivse kaldega ja kus möödasõitu tark inimene ei ürita.
aga kes üldse ütles, et keegi kellegist mingit möödasõitu tegi? Ärge mõelge välja. Vaat näed, järgmine kirjutab, kus on juttu möödasõidust. Väga õige. Tasa tasem 11.49 on teil kirjutatud. Tasa sõuad kaugele jõuad, kas see pole enam ajakohane? Kui kiirem, siis on ka õnnetus kiirema tulekuga sealsel maanteel, aga ka mujal kipuvad metsaveoautod liigselt trallitama. Trallitama, mitte rallitama. Oleme liigselt enesekindlad ja kohati ka hoolimatud. Väiksema autoga sõites lasen nad mööda, et saaks rahumeelselt edasi kulgeda. Oma stiilis, mitte üle 90, aga kohati ka vähem. Ruum jagub seal kõigile. Võt väga õige lähenemine, kui sa sõidad vähem, aga siis lasegi mööda, ei olegi probleemi. Ei olegi probleemi. Just siis, kui sa tahad tasemel sõita, siis lase mööda, aga mitte niimoodi, nagu osad teevad. Jõuad rekkaga järgi, siis avastab, siis hakkad mööda sõitma, siis paneb gaasi põhja jälle. No võt nii, sina oled tubli, okei. Kahju, et sa anonüümne oleks, ma ütleks muidu nimeliselt välja, kes sa tublim oled. Metsanduses on logistika isegi keerulisem kui tavalisel veol. Metsa sa igal aastaajal ei pääse, kord on pesitsusajad, siis ilmastikust sõltub ka, et kas pääsed üldse langile. Kui palke õigel ajal välja ei too, jäävadki metsa mädanema. Ole nüüd rahulik, rekkad kuskile päris metsa sisse ei sõidagi, need tuuakse ikka mingisuguse tee äärt. RMK on ka ehitanud palju siukseid korraliku killustikuga kaetud teelõike metsa sisse just, et sellepärast, kust on metsa võetud, nii et selles ei ole probleem. Metsas sees sõidavad traktorid, kes teevad sinna tankitõrjekraave suure. No vaat nüüd jälle üks tark kirjutab. Täisidioodid, nii tööandja kui juht. Hea, et kedagi ära ei tapnud. Tühja autoga rasked hakkurikolakad vedada. Noh, ma ei tea, ma ei ole kursis, kas vedas tühja autoga hakkurikolakad või mitte, aga fakt on see, et vähe usutav, et vedas. Sellepärast, et seda hakkurikolakat tuleb kogu aeg vedada, ega ei saa siis niimoodi, et võtad kuskilt mingi palgikoorma peale, vead hakkuri seda värki ja see ei käi päris niimoodi, et nii palju kui mina neid näinud olen, siis mina küll ei ole niimoodi näinud, et keegi oleks sedasi sõitnud, nii et ma siinkohal ei kommenteeri, ma ei ole näinud ja ma ei usu seda. Kohila kõrval Pukamäed metsaveokid kihutavad nagu hullud. 70 märgi alt sõidukattest mööda. Kohilas suured lagastavad kogu loodus ja metsaveokid terroriseerivad kogu Alevit. Mingit korda Kohilas ei ole. Noorte tõuksid kihutavad 60-70-ga sõiduteel. Ment vahib suus töölakil. Ilmselt tahtis kirjutada, vahib suu töölakil. Kõik sakste pojad ülbavad kergliiklusteedel. Vaatad, tõuks sõidab kergliiklusteel, sõiduteel liikuvast autost vahel isegi kiiremini. Kõigil savi, enne ei liiguta, kui mõni väike laps surnuks sõidutakse. Paras neile Maanteeamet ega Transpordiamet ei suuda, tohi mõista juures kuivanud puid maha võtta. Eesti liiklus on täis, ma ei viitsi lugeda, see on mingi... Jah, okei. See on keegi see, kes mõõdab silma järgi. Nagu, et kõrgliiklusteel sõidab tõuks kiiremini. No ja päris tee peal sõidab üks penskar 30-ga, 20-ga, no tõuks paneb 25-ga, panebki mööda. No, nii ongi, no midagi teha ei ole. Oleksin tänulik, kui soovitaks piirkonda, mis sellisest nuhtlusest vabam oleks. See uuemu ajastu elustiil on mujalgi ennast kehtestamas. Jaa, aastaid tagasi oli Kohila küll teisema moega, aga pole sinna enam saanud ka. Tead, ma sulle soovitan, mis kuradi Kohila ja värk, mine koli Tallinnasse kesklinna, seal rekad puidumasinad ei sõida, mis veavad eest. Kui maal elad, siis selge see, et nad sõidavad, mis kuradi valud nende palgiga masin, need on ka, inimesed peavad tööd tegema, mis häda siis on? Võtad, hakkad hobustega vedama neid palke või?
praegu hädaldad, et metsas puit on kallis, niikuinii on see naljanumber, kus metsakad sõidavad kuradi pooles lastist koormat sinna autode peale, saaks kõvasti rohkem koormat panna. Vaadake, mis Soomes, Rootsis veetakse. Kuradi ahvid on niimoodi, on ju nii, jah? Ma arvan, kõik on minuga nõus, ma ei tea, mul läheb jälle pikaks. Et siis, no okei, ma ei loe seda enam edasi, see on jama, nii et see on ju. Kõik said aru, see on täis jama. Ja lõpetuseks, mis ma veel ütlen, mul täna tuli korra päeval meelde nägu ja siis ma mõtlesin, ma loodan, et ma ära ei unusta. Siin ma praegu nägin, kuskil oli üks irvitav nägu ka. Aga no ühesõnaga jutt sellest Isamaast on ju. Et neil siin tähtsad läbirääkimised ja peavad siin vingelt läbirääkimisi tegema ja kõik on jumala hädas, et nad saadavad mingisuguste küsimuste vooru mängu küsimusi ja värke ja kas peab vastama, ei pea vastama ja bla, 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 bla. Ja võt siin see artikkel oligi kohe Reinsalu irvitav nägu. Isamaa ei lase endale Tallinnas mingit tempot ette kirjutada. No ja, mina täna päeval mõtlesin korra niimoodi, et kurat küll, et kui ühest küljest heidetakse nagu ette seda just nagu kui ta peaks leivad ühte kappi panema Keskerakonnaga, et siis ta on petnud just nagu valijaid. Milliseid valijaid? Isamaa enda valijaid või Keskerakonna valijaid või Reformi valijaid, keda ta siis petnud on, minu jaoks küsimus. Ja samal ajal kui teisipidi, et minema sinna 4. liitu, millel on see uhke ilus nimi, tuleks siis kokku, et Sirp, et kelle valijaid ta siis petnud on. On ju? Niimoodi, et teisest küljest see, mis Reinsalu siin enne valimisi rääksid ja kuidas peab selg olema ja bla, 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 nad ei ole tuulelippe niimoodi, siis ma ütlen niimoodi, et tegelikult ütleme, et selles mõttes, et vürtsi juurde panna, et tekitada rohkem konflikti, peaks praegu Isamaa ütlema üleüldse nii. Kõik show, me ei lähe mingisse koalitsiooni, me läheme opositsiooni Tallinnas. Ühest küljest. Siis Isamaa valijad oleksid rahul, selle pärast nad ei murdunud, nad üksinda valitsust teha ei saa. Järelikult jäävadki vabatahtlikult opositsiooni. Kõik, kes Isamaad valisid, kõik on happy'd on ju, sest nad ei ole valijaid petnud, selge ei sirguks. Aga nalja saab siis see, siis Keskerakond saab niimoodi mõnuleda. Ja need nelik, või kes siis on, et sotsid, rehvid ja parempoolsed. Võt siis nemad peavad küll kukalt sügama, kuidas nad siis hakkavad tegema. Siis oleks ju jumala lahe. Et siis saaks meil nalja. Siis peaks nendest 3 keegi jooksma ju Keskerakonna poole, mida nad on materdanud kõik vahet pidavata, eks ju. Et see oleks lõbus. Nii et okei, nüüd sai natuke pikk, aga vahet ei ole, ma katsun teistel päevadel natuke lühemalt. Ja selline oli siis esmaspäev. Nii, teisipäevane päev. Nüüd räägin natuke, mis ma eile veel scrollisin, et panen see ülesse ka. Et oli päris põnev scrollimine. Natuke pani muigama, natuke pani imestama. Niimoodi praegu ma olen siin metallifirmas. Tuleb väike, ma arvan, et rull või 2 tuleb peale võtta. Kädu peaaegu täis ja siis tuleb tulekustuteid veel peale võtta, aga noh, tulekustutika on jälle niimoodi, et firma töötab ainult kella 4-ni ja ma ei saagi peale niimoodi, et siit lähen ära ja kohe parklasse ja siis jääb homme hommikul natukene maad sõita. Et saab vara õhtale, tuleb vist jälle 2 õlut juua. Võt, nüüd, et oleks kiunu ka ikka, siis kõik näevad, võt niimoodi ma panen ta kinni ja siis võtku kõik kiiku heaks või pangu pahaks ja nii ta mul peale saab. Mul jääb siia veel tulekustutite jaoks ruumi ja siis jääb veel terminali jaoks ka natuke ruumi. Võt, niimoodi sai mul peale see asi siis. Nii et kiunupunnid
kiunuge ja öelge, et ohtlik on ja kõike muud ja siis palun kommenteerige, kas on ohtlik või ei ole ohtlik või mis teema sellega on. Mina ütlen, et on okei. Noh, ja jääb ainult veel kardin jääb ette tõmmata ja ongi nagu vinks-vonks. Ja siis on ruumi kõvasti ja kaalu jaotus on okei ja kõik on väga vinge. Vaid niimoodi. Härrased, daamised. Nii. Ja nüüd viimane pingutus. Kalle, kurat, ära näpi nutti! Kalle, ära näpi nutti! Panen kinni. No niimoodi. Päev saigi õhtusse, nii et nüüd võtan tanklast õllet ja issand jumal, kui palju mul seist on. 12, 13, 14, no pea põhimõtteliselt 15 tundi. Ja võtan õlle ja siis ma teile jutustan, mis ma seal eile veel vaatasin ja niisama natuke lobisen, palju ei tohi. No võt, väljas ongi jälle pime, kell on 5 läbi 10 minutit. Päev on läbi ja sõitnud ei olegi midagi. Mingi 10-15 kilti mul sinna koha peale minna, kus ma raadima pean. Aga see seljaks tühja sellest tööjutust. Et eile tegin videot, siis peale seda veel scrollisin telefoni. Siis seal jäi kuskil mingi postitus silma, kus oli jagatud seda TV2 või Kanal 2 hommikuprogrammi, kus siis oli teemaks järjekordselt see Isamaa poiss Kris Kärner Tartust. Ja muidugi siis oli kutsutud sinna saatesse keegi, et kes nagu aitaks seda asja lahendada. Ja kutsutud oli Märt Koik. Ma olen Märdi videosid ka vaatanud. Videosid teeb ta ka hästi ja no, ütleme, on huvitav ka, aga ma ütlen päris ausalt, mina paljude tema seisukohtadega nõus ei ole. Mul on tunne, et meil on ikka totaalselt erinev maailmavaade. Aga noh, see selleks, see pole üldse oluline. Aga mis mõttes ma pean ütlema, kui mul Märdi ütleme, võib-olla maailmavaade ei meeldi, aga ma ei tea, mis ta maailmavaade on, aga kui mulle tundub, et mulle ei meeldi, on ju, siis ma pean Märti kiitma. Ükskord kunagi ma tegin videot, kus ma teda laitsin mingi asja peale, sest ma olin tema videot vaatanud ja siis ma võtsin sõna, on ju. Aga praegu ma pean teda kiitma. Ja ma panen selle video siia, ma natuke lobisen, siis ma panen siia lõpuossa, panen selle teisipäevase päeva lõpuossa, panen selle sama video käima, mis ma telefoniga kuvasalvestusega tegin. Et seal võib-olla see heli kvaliteet ei ole nii hea, aga no vahet ei ole, et siis saate aru, millest jutt käib. Aga mis ma, no kuna ta teeb ise ka, kuna Märt teeb ise ka, ma loodan, et ma nüüd vahepeal ei ütlenud ühte teist nime, aga okei. Et kuna Märt ise ka videosid teeb, siis ta on selle asjaga ilmselt kursis. Aga mis minule pakkus vingelt, ma vaatasin minge käkki, eks ju. Üks inimene teeb jumalast hea tulemuse valimistel. Ja olgem ausad, vahet ei ole, kuidas ta seda tegi. Selle kohta öeldakse, protokoll ei valeta. Ja kui tal on põhimõtteliselt 1600 häält, siis ongi see nii. Ja kas teile meeldib see või meeldib, te peate seda aktsepteerima. Aga mis seal siis oli? Point oli selles, et Märdile esitati seal küsimusi, ta pidi rääkima ja kuri vaim, te kuulake neid küsimusi, mis esitatakse. Just nagu naeru, suil ja kõik on lõpus ilus, tore, aga tegelikult taheti Märti liinile tõmmata, et ta libastuks. Ja ütleks seal kuidagi, et näiteks oi, see ei olnud üldse hea või bla, 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 et see oli väga, väga halb ja kõik nii edasi on ja. Küll prooviti ühe nurga pealt, küll teise nurga alt, aga sellepärast Märt oli väga tubli.
et ta jäi selles mõttes väga korrektseks sinna liimi peale, mida talle ette nende küsimustega söödeti, et ta ei libastunud seal. Ja mis minul endale teeb tegelikult, mis mind ajab tegelikult jumala kettasse. Ilus tore, tehakse siukest saadet ja värki ja ütleme, igasugune reklaam on nagu reklaam, kusust räägitakse kuidagi. Aga mulle meeldi see, et see oligi kogu see hommikusaate, see intervjuu osa oligi seal sedasi, et seal nagu otsiti sedasi, et nüüd keegi ütleks midagi, et vaata, tekitada siukene allfoon, et mida saab tulevikus hakata materdama, nii kui meil on, küll materdatakse, pekstakse Keskerakonda, pekstakse EKRE-d, peksti plaan B-d on ju, kedagi peab peksma ja just nende suurte meediagruppide poolt. Võt see on see jama ja vaata niimoodi kasutatakse meediat ära ja siis otsivad ja pärast on hea, võtta, vaat seal öeldi nii, see ütles nii, siis oli niimoodi, võt inimesed niimoodi ja sedasi üles seda asja krutida, see on minu arust täiesti nõme. Sest näiteks see, kuidas siin EKRE-t või Keskerakonda pekstakse kogu aeg, eks ju, ma ütlen just suures meedias, see ongi see, et see on suur meedia, kes on, ütleme ka lõo otsas, ütleme nagu see Delfil ja ma ei tea, kas teistel ka, aga ongi, et pappi ju antakse sellega, et esiteks käibemaks on neile alla seal võetud, on ju. Ja ma kujutan ette, et see, mis siin valimiste ajal need reklaamid nii Delfis kui Postimees igal pool jooksid, okei, reklaamil võib mingi hind on ju, aga see on just nagu soodustusega tehtud. Sealt niikuinii pritsitakse rohkem ja see ongi nagu altkämaks, ütleme niimoodi, olgem ausad. Ja et selles mõttes see on ikka mingi megametsikud nõme, aga ma ütlen selle koha pealt, ma ütlen Märdile 5+, ei läinud liimile. Isegi siuksed küsimused, et kus oleks olnud nii lihtne libastuda ja ma arvan, et enamus inimesi oleks libastunud, oleks pekkis olnud ja ma imestan seda, et nad kutsusid saatesse siukest asja nagu kommenteerima ikkagi sellise inimese, kes ise ka samamoodi neid voogedastusi teeb. Ütleme, mina jälgisin teda YouTube'is, mis otse laivid on, et sellise inimese, vaata tavaliselt meil on ju niimoodi, et meil on igas alas ju mega palju spetsialiste ja spetsialistid on põhimõtteliselt siuksed, kes ise asjast mitte midagi ei tea. Eile õhtul ma vaatasin selle Krisi, mis õhtul tal oli eetris, vaatasin seda saadet, seal ta rääkis ka, tõi jumalast hea näite, et kuidas on, et vaata, et osad siin erakonnad tegid ka sotsiaalmeedias mingisuguseid reklaamiklippe ja niimoodi, aga need ongi, et need ei ole usutavad, sellepärast, et täpselt nii kui valimised läbi said, nii nad on sealt kõik kadunud sealt sotsiaalmeediast ja see tähendabki seda, et kuna see oli suunatud noortele, see ongi just nagu noorte ära kasutamine. Näitad ja nüüd on 2 aastat on vaikus kuni järgmiste valimisteni. Jumal hästi ütles õieti ongi ja nii ongi, et tullakse sotsiaalmeediast, tehakse, kulutatakse mingi raha ja ma siin kuulsin, et kes see oli, kes Eesti 200 reklaam või mida seal see Helenius või kes see olevat veel mingi hullu pappi on, ma ei mäleta, 50 000 või 70 000 ja see, mis see reklaamiklipp tehti, mis terve see oli, et siis said 300 häält, no mõelge nüüd, mis see maksab siis, kurat võtaks küll. Aga okei, teisipäevane päev on läbi, see teisipäeva lõppu panengi siis selle vidukese ja ise võtan siis väikese õllekese. Aga tegelikult ma tahaks veel, enne kui ma selle klipi käima panen, ma ei tea, ma ei ole, ma eile siin kommenteerisin seda, mis seal avariid ja täna ma vaatasin siin Facebookis ühes teises kohas, kus ma olen kommenteerinud, seal ka tuleb need kommentaarid, no hakkab sitta tulema, no niimoodi ma siin korra lugesin ja mõtlesin, ma loen ka täna ette, aga siis mõtlesin, tühja ka, et vast need kuskil need kommentaarid ära ei kao, äkki ma homme leian need üles, et äkki ma homme kolmapäeval siis võtan ette, loen, et ma sinna paar krehtist kirjutasin juurde, et siis äkki tuleb seal vastuseid ja läheb siukseks tõsisemaks sapipritsimiseks, et aga noh, niimoodi, et olgu siis selline teisipäev ja vaadake, mis seal esmaspäeval siis hommikuprogrammis oli. Ja muidugi, ärge ära unustage jumala eest, mitte nüüd ainult teisipäeva peale panete pöidla ja vägi, aga üldse terve videole ja olge täitsa toredad ja kommenteerige ja loomulikult, ma ütlen, ma ei tea, kuidas see telefonist või sellest telekast käib või arvutist,
aga igast seda ma tean, telefonis saab, et haipige ja vaadake, seal saate ju super tähti ka manna mulle tead. Sest kusjuures ma ostsin endale siukese vinge mikrofoni ka nüüd, mis peaks olema niimoodi, et heli kvaliteet peaks kõvasti parem olema. Ja teine asi, et see mikker mõjub niimoodi, peaks mõjuma, et 250 meetrit võtab, nii et saab jube kaugelt filmida, ise eemale minna ja mis on veel parem variant. Seal on selline variant, et kui sul levi ei ole, siis mikker salvestab endale sinna sisse ja see tähendab seda, et pärast näiteks saab videoga kokku ikkagi panna. Nii et ma ei raatsin seda osta, kus on komplektis 2 mikrit, ostsin selle, kus on 1, aga kurat 160 € ikkagi, nii et, aga noh, midagi teha ei ole. Nii et teisipäeva õhtu on läbi, jääme siis ootama kolmapäeva ja ma arvan, et siis tuleb välja kokku ongi, ma kõik päevad need videod teen, siis kokku ongi järjekordselt a la tund aega peaaegu. Aga noh, osad on ütled, aga tee lühikalt, tee pikalt. Ma üritan, ma tõesti üritan. Pildis hea või halb, valimiste mõistest oli kindlasti hea, aga nüüd on järelkaja ka, et nüüd ma pean selle kuvandiga kuidagi hakkama saama ja tuleb näidata, et päriselt me ju siukseid tegusid tegema ei hakka. Nii rääkis Kris Kärner, mees, kes kogus kohaliku omavalitsuse valimistel Tartus 1597 häält. Tuli väga paljudele üllatusena, sest enne KOV-i valimisi, ilmselt neid, kes Kris Kärnerist teadsid, oli, aga ma ei usu, et nii palju kui tänasel päeval. Et natukene üldse sellesse maailma kuidagi sisse saada, et mis asi see striimeri elukutse on, kes on Kris Kärner, milliste sümbolitega ta opereerib, kas ta teeb seda teadlikult, mitte teadlikult. Meil on Märt Koit täna stuudios, tere hommikust, Märt. Tere. Siit võib ka YouTuberiks nimetada või? Jah, võib. Mulle võib igasuguseid asju öelda. Näitleja, YouTuber, ma ei tea, striimer oled ka, ei ole? Enam ei ole. Aga olid? Aga ma olin jah, selles mõttes ja see on niisugusel ajutisel pausil mul praegu, et jah, ma arvan, et see kõige õigem sõna nii Krisi kui ka minu kohta tegelikult on vist sisulooja. Okay. Aga kui natukene lahata seda teemat Kris Kärnerit, mina tunnistan, mina ei olnud temast enne valimisi üldse kuulnud, siis millistest telliskividest ta on ladunud selle enda populaarsuse nii-öelda müüri? Mulle tundub, et ta on selle ladunud sellise nagu sellest klipiski on näha sellise väga, mida ta ise nimetab mustaks huumoriks, eks ole, sellisele natuke siuke shock entertainment natukene, aga teisest küljest tema suur pluss oli nagu sellel ajal, ta on vist praegu kas 8 või 9 aastat selle striimimisega ka nagu juba tegelenud, et tegelikult ta on Eestis põhimõtteliselt võiks öelda see number 1 striimer, et kui keegi tahtis eestikeelset sisu tarbida, siis ta läks tegelikult vaatama 100% ehk Kris Kärnerit ja ma arvan, et see on teda väga palju nagu aidanud selles vallas, ta on sinna peale üles ehitanud omale väga suure järgeskonna ja ma arvan, et eks ta selle peale sõidab väga edukalt. Mis see tähendab see striimer? Mida ta teeb siis ikkagi? No striimer või striimimine tähendab sisuliselt seda, et sa teed voogedastust ehk otseülekannet internetis ja see on tegelikult kõik, et see sisu on striimeritel väga erinev, mõni mängib videomänge, seda peaks tema ka tegema, kuigi praegusel hetkel ta pigem nagu siin on näha ka, et ta tegeleb sellise nii-öelda react contentiga, et ta nagu reageerib sellele, mis maailmas toimub, annab omapoolse kommentaari, ehk siis tegelikult nii-öelda näitab oma maailmavaadet kommenteerides, mida iganes talle ette söödetakse. See 100%, kas see tähendab ka midagi? Nagu 100%? Jah, see peakski vist, ma tean, ei hakka nüüd tema selle kasutaja nime etümoloogiat siin võib-olla... Aga ta ei ole ise seda lahti seletanud, või on, ei ole? Võib-olla, et on, sellega mina ei ole kursis, aga jah, see on nüüd millegi pärast osad inimesed võtavad sealt seda, et ta vist on venemeelne, aga see on, seda ma ei pea õigeks. Kas me saame kuidagi mõõta tema populaarsusest? Okei, ma saan aru, et Kristjan ka mainis, üks on see valimistel saadud häälte arv, mis oli ligi 1600, aga sa mainisid ka, et Eesti kõige vaadatum striimer, et kas sa kuidagi saad seda mõõta kuidagi, seda tema populaarsust?
Kui minna platvormile Twitch, kus kohas ta oma otseülekandeid teeb, siis seal on ilusasti olemas followerid tal, kes on siis otsustanud vabatahtlikult, et ma nüüd jälgin teda. Seal on see number üle 70 000 minu arust. Kuigi see number alati natukene valetab, inimestel võib olla mitu kontot ja mida iganes, aga teine see on see, et kui ta on otseülekandes, siis minu arust tal on ikka vaatajate arv on kogu aeg näha, et see on seal, kuidas kunagi teda vaatasid ikkagi rohkem kui 10 000 inimest valimist õhtul. Et selles mõttes, et see on väga suur näitaja, et inimest näiteks, isegi kui siin 1000 inimest vaatab, kui see iga päev striimid ja sul on iga päev 1000 inimest, see on väga suur näitaja. Kui me räägime sellest, milliste sümbolitega ta opereerib, siis üht-teist silma jääb. Võib-olla siit annab ka kuidagi välja tuua selle, et milline siis tema maailmavaade võiks olla, sest et ma mäletan kahjuks seda dokumentaalfilmi, kus ma esimest korda nägin seda Pepe the Frogi, kes meil siin on, mis on, kui ma õigesti mäletan, tulnud siis sellist asja nagu 4chan kunagi omal ajal, teda hakati seal väga kasutama, ehk siis teda rohkem seostatakse ikkagi paremäärmusliku maailmavaatega. Jaa, aga nüüd see on tänapäeva sümbolite maailm on selles mõttes natukene keeruline, et tegelikult seesama platvorm Twitch näiteks, seal kasutatakse Pepe the Frogi ka kasutavad inimesed, kes ei ole paremäärmuslased. Et ta on lihtsalt üks sümbol, mida paremäärmuslased aeg-ajalt kasutavad. Ehk siis peamiselt nagu nii-öelda need groiperid, kes on siis selline liikumine, kes USAs on, ütleme siis kristlik parempoolsed sellised natsionalisti natukene sinna suunda, eks ole. Groiperid, jah? Groiper, jah. Aga nüüd ongi küsimus, et me ei tea, et tihti peale striimerite kogukond ise saadab, hei, ma saadan sulle selle, et mulle on ka saadetud igasuguseid asju, mingisugust, fännid on teinud nii-öelda mingisuguseid teinud Photoshopi minust ja siukest asja ikka nagu tuleb. Aga seda ta kasutab ise ka, jah? Ja ta kasutab seda ise ka, see oli tal Facebookis, oli see tal pealis pilt isegi üleval nüüd valimiste ajal. Ja kas ta seda teadlikult teeb, nüüd see on see koht, et ma ei tea. Et võib-olla ta töötab selle tasemel, et mis on see koeravile, ehk siis ma tegelikult annan väga selge signaali, aga tegelikult meie väljaspool me ei saagi aru, kas ta teeb seda kogemata või meelega. Aga kas ta kasutab veel sarnaseid mingisugused, mille põhjal võiks hakata juba vaatama, et et siit tuleb mingi maailmavaade välja, mingisugust sümboleid, või on see tõesti nii lõhestunud tänasel päeval, et sa ei saa enam midagi aru? Selles mõttes tal on olnud selliseid, et ta on mingisugusel krüptoplatvormil on tal üleval pilt, kus kohas ta on konkreetselt natsisümboolikaga ka, mis tekitab nagu küsimusi. Aga see on jälle see, et me ei saa, nii ebamugav, kui seda ei ole ka tunnistada, siis me ei saa teha põhjapanevaid järeldusi, sellepärast, et eksisteerib selline asi, mida tema nimetab mustaks huumoriks, mis on see edgy humor. Ja ma natukene tunnen seda, et see päriselt ju võib ka nii olla, et ta natukene nagu flirdib sellega, aga see, kas see päriselt tema maailmavaade, see ei ole, sest meil eksisteerib selline asi nagu trollimine, mis on see, et ma tegelikult teen nalja, aga tema ise võib ju nalja teha, aga see, mis tema öeldud asjad nagu pärast ühiskonnas, kuidas need resoneeruvad, see on hoopis teine teema. Meil on siin üks foto veel vaatajatele valmis vaadatud, millele ka tegelikult oleks tore sinu kommentaari oodata, et märksõna oli vist, et siin on see, et kõik, kes elavad Tartu linnas, peremees ootab teie hääli, et kuidas seda kommenteerida? Ma mõtlen, et kuidas sa nagu suhtled oma võimalike potentsiaalsete valijatega. Siin on nüüd see, et see on konkreetselt tema kommuuni eripära, mis ongi see, et tema on papa, tema on peremees, tema on isa. Aga ta mängib kogu aeg selle peale siis kuidagi? Mulle tundub küll, jah, et see on, nagu ta ise ütleb, et ta mängib karakterit. Muidugi see on nüüd see, et mina nagu näitlejana, eks ole, minul on nagu sellega kohe kana kitkuda, eks ole, aga see on normaalne, et nagu tema sellises suhtluses, mina pean seda täiesti tavaliseks, absoluutselt mind ei üllata, et teine asi on see ka, et ju Tartu linnapea on ta konto nimi. Et see on nagu väga selgelt, et siin ei ole küsimust, mina olen ju linnapea. Ja tegelikult seda nagu meemikultuurina oli igal pool kommentaariumites, kus tema jälged olid väga mobiliseerunud, oli seda ka näha, et tegelikult ikkagi räägiti temast kui linnapeast. Aga mis tulevikus saab? Et need olid need kohalikud valimised, võib-olla natuke šokina tuli see tema häälte arv, aga kui tulevad järgmised valimised, nii-öelda traditsioonilised poliitikud käivad kusagil telgis, külmetavad seal 10 tundi ja siis tuleb keegi striimer, suhtleb oma, ma ei tea, 1000 või 10 000 jälgi. 70 000. Või 70 000-ga, et kas see on kuidagi märk tulevikust? Kindlasti on, et selles mõttes, et ma kujutan ette, et
et Urmas Reinsalu ilmselt väga tõsiselt istus kodus vist diinile peal ja mõtles et siin nüüd on mingi asi, millest ma tegelikult ei saa aru. Aga, ja seda oli näha ka, et mismoodi Tartus ju ta jäeti aknaluseks ja siis oli näha, mismoodi Esineses stuudios oli saade, kus kohas Urmas Reinsalu räägib nagu, et ei, et siin on veel rääkimisruumi, et oli näha juba erakonna sees mingisugust nihestumist nagu sellega seoses, et tegelikult see tulemus on väga-väga hea, mis ta valimistel ju tegi. Kuidas kõik see, mis on nüüd järgnenud, on tema vaatajaskonnale mõjunud? On see kasvanud, on see kahanenud? Mis seal toimub? Ma ei oska sellele sellist hinnangut anda, aga vaadates tema enda nagu sellist suhestumist sellesse, siis ega ta ütleb ka, et sellest oli talle kasu. Tegelikult ütlen ausalt, ega ma ei ole selles nagu nii kindel ise. Ma arvan, et see oli suhteliselt neutraalne kogu see asi, mis selle asja ümber nagu toimus. Et ma ei tea, ma arvan, et see on ma arvan, et see ei resoneeru tema vaateskonnast nii tugevasti, kui me arvame tegelikult. Märt, aitäh! Täiega ulme täna, kolmapäev, kurat, ma muud ei saa, kui ainult stautan, kurat, võtaks siin ka, ma ei saa aru, mis toimub. Kas jälle on keegi kuskil mingi aju vabalt ära lagunenud või no mingi täielik ulme. Ma ei tea, selles mõttes mul siin alati see terminali, üldiselt sinna sisse sõit on alati nagu okei on, välja sõit on jama. Aga no nüüd on sissesõit ka minna, täitsa megares. Ja võt siuksed asjad ajavad täiega kettasse. No vot, niimoodi see päev läbi mul siin see ummikutest töllamine on läinud. Sain nüüd viimase koha peale, aga nüüd ma seisan oma pausikese siin täis, et Varssav läheb lukku. Tuleb ümber sõita ja see võtab omakorda aega ja tuleb jälle ööbida Poola poole peal. Ja mis seal, ma näitasin vaata, et seal õhune ummik ja värke oligi seal enne ringi, ma ei tea, seal vist oli mingi õnnetus, igal üks sekka seisis tee ääres, no ei näinud küll midagi, mis seal juhtunud oleks, ohutuled põlesid, aga politsei ka reguleeriti ja ühesõnaga täielik jama. Võtab ikka niimoodi moti maha, üritad, et saaks jube kiiresti, oleks jube vahva. Aga võtta sa näpust. Ei tule sugugi kunagi nii, nagu sa plaanid. Ja nüüd ma siis lugesin siin uudiseid toredaid ja nii on paraku. Nüüd jääbki 4,5 tundi kihutada, ilmselt Swiss baari saan. Ja rohkem kahjuks ei. Aga no muidugi, ma siin praegu vaatan nüüd 20 minti, siis on veel 5,5, meie 5,6 hakkan sõitma. Ja, 5,6, õhtul kell 10 saan seisma, hommikul kell 7 saan sõitma hakata siis. Ja siis ongi jälle peale lõunat alles, saan Pärnusse. Kurb. Niimoodi, hommik käes, sain natukene pestud, ilusaks tehtud ennast. Swiss baaris seisan. Eile ei jõudnudki mingid videot teha, eile oli ikka masendav päev. Nii palju ummikuid ja värke ja seal, kus ma ummikus seisin, korra seal siis tegelikult, mis siis oli nagu ikka Poolas on, kui kellegi auto ära laguneb, siis ta laguneb siukse koha peal ära, kus on kõige suurem crazy olukord tekib kohe. Ja seal oligi niimoodi, et pärast laadimast tagasi tulin, siis nägin seal service auto ka kohal, et just oli korda saadud. Et jah, aga siis oli Varssavi sõidukeel, tuli ringiga minna ja igatepidi jama niimoodi, et sain nipa-napa siia Swiss baari ja nüüd on 9 tundi vahele tehtud ja nüüd läheb siis kihutamiseks koju, aga kuna kell on siin saab 7, kodu 8, noh, siit on koju, ütleme, a la 8-9 tundi, 9 tundi, ütleme ümmarguselt koos pausiga. Nii et selles mõttes on päris nadi. Kolleegid ka kõik ärkavad, parkla juba suht tühjaks läinud. Eile tulin, siis oli ka jumala täis, nii et aga hea oli. See on siia ääre peale seisma, siin oli vaba koht.
aga vot niimoodi käib see asi. Nüüd panen oma suksu tööle tiksuma ja läheb andmiseks. Vot niimoodi. Ei ole elu lill selle autojuhil. Vahel ei ole üldse nagu hull, aga vahepeal tuleb küll, no siis tekib see siuke masendus, mitte masendus, aga siuke pettumustunne, kui midagi läheb niimoodi, nagu sa plaaninud ei ole, siis on jumalast jama. Aga noh, paraku niimoodi see asi on autojuhi elus, et ei ole mitte midagi teha, mida piuksub, näed, õhk jookseb maha. Aga ei ole midagi teha. Elu on karm, aga õiglane, nagu mulle meeldib öelda. Tõmbame kardinad eest ära. Muudame oma magamistoa töötoaks ja siis läheb töö tegemiseks. Kui näed praegu keegi autosse tuleks vaatab, mees, sul on valge pulber autos. Võtsin, panen joogivee sisse magneesiumi tabletti. Kui kallasin välja, siis sealt pudises natukene tableti tolmu välja. Võt niimoodi. Oo jaa. Niimoodi. Nüüd tuleb oma tähtis logiraamat välja võtta, siia kirja panna, et oleks ilusti tore kõik. Võt niimoodi. Kirjutan kõik asjad siit alati maha, siis on absoluutselt alati, kõik on täpselt teada. Mul peab kaarti maha laadima. Põhiline koju lähen ära ei unusta. Selle nädala tunnid on mul 24 tundi ja 6 minutit. Noh, vaatame ilusti. 2 nädala tunnid 60-42. Paus on meil 9:12 ja koduaja järgi algus 7:43. Niiviisi. Vot ja olengi valmis kihutama hakkama. Vot peaks selle pardakaamere ka ära nullima. Niimoodi, daamid ja härrased, mis te vetsumajast arvate? Teisipäeval vetsumajas käisin siis Poola vetsumaja. Muidu ilus tore, neil suht puhas ja niimoodi, aga ikka häirib küll täiega see värk, et lähed istud poti peale. Kurat võtaks ja siis on pissuaar sul otse näo eest. No, täiega rõve. Ma ei saagi aru, et on pandud pissuaar niimoodi sinna väiksesse vetsuruumi, et siis kui ikka suur on okei, siin ettepoole pandud, ma saan aru, aga kui sul põhimõtteliselt kabiini pandud on, see on ikka natukene nadi küll. Eile sai 661 kilti lõpuks sõidetud, aga noh, eile oli liikluse suhtes ikka täitsa hullumaja värk. Aga vaatame nüüd, mis me siin saame, kas ma täna 4 päev veel natuke juurde lobisen või lobise. Et siis on video päris pikk ka ja vaadake kinda peale siis haipige ja tuletan ikka meelde, haipige ja saab seal superäid tähki panna ja siis on Kallel oi kui hea meel. Ja pöidlad tuleb panna. Kurat selle pöidlaga kuidagi läks mul tagurpidi, mul see pöidl nüüd siit nii valus. Ma ei tea, jumala jama. Ja muidugi võib jagada ka neid videosid. Vot nii.